Kuues käik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. Kuues käik on paari nädalase pausi järel taas eetris ning seekord mõistagi põhjus selline, et algaval nädalavahetusel peetakse kaugel MM-sarja üks keerulisemaid etappe, MM-sarja järjekorras 3. etapp, Mehhiko ralli. Meie oleme siin Delfi stuudios endiselt kahekesi, minu nimi Raul Ojassar ja üle laua teise mikrofoni taga ekspert Karl Ruuda. No tervitused, Karl! Tervitused ka minu poolt, et rõõm on olla tagasi siin mikrofoni taga ja siis podcasti vahendusel teile toomaks siis uudset informatsiooni sellelt rallilt, aga esmalt mul tekib kohe küsimus sinu jaoks ka, Raul, et olgugi, et see võistlus toimub seekord teisel pool maailma ja kellaajad on täiesti nagu erinevad. Sina, kes teed ametliku live-blogi sellele üritusele, mida see sinu jaoks tähendab? Et kui üks katse algab vastu reedet alles 4 öösel, et kas sa nagu terve öö siis oled üleval ja nagu päeval siis magad, et mis toimub? No nende rallidega on alati keeruline tegelikult, et no Mehhiko võib-olla selles suhtes ei ole kõige hullem, et seal kui me vaatame seda ajakava ka, siis näiteks kas või reedel algab siis esimene katse 18.18 Eesti aja järgi ja lihtsalt läheb nii-öelda pikaks, ehk siis ei ole vahepeal vaja seal magama minna, aga mul on meeles küll siin paar aastat tagasi, kui oli seesama Mehhiko etapp, kui oli Mexico City's oli mingisugune super special, see kiire katse ja siis oli küll niimoodi, et ma tegin selle muidugi saatusliku vea, et ma olin arvuti, võtsin endale lihtsalt voodisse kaasa ja kõrvaklapid pähe ja kuulasin, et millal see katse lõpuks pihta hakkab ja see katse venis, seda lükati, ma ei tea, tund aega lõpuks edasi ja mingisugust infot ei olnud nagu, et sa pead kogu aeg valmis olema, et nüüd võib hakata ja ei ole ilmselt väga raske välja mõelda see, et ma lõpuks jäingi magama ja see katse jäigi nii-öelda otse blogitamata, et hommikul ärksin üles, vaatasin, et katse on vahepeal ära juhtunud, aga see oli õnneks oligi seesama siuke väike mikikas, jah, kus midagi ei juhtunud, et ei maganud midagi väga olulist maha, see on otses mõttes maganud. No aga mikikatel on nagu Mehhikos tegelikult päris palju juhtunud aastate jooksul. Jah, õnneks sel katsel ei juhtunud, aga tegelikult on juhtunud, nii et et see oli tõesti hommikul kivi langes südamelt, kuigi see uni oli päris magus toona, aga tõesti sel nädalal ka öösel vastu reedet esimene katse algab siis 4.08 ja tegelikult lõpeb ralli okeil ajal, et meie jaoks täiesti prime time'il pühapäeva õhtul 20.18 algab siis power stage või punkti katse, nii et kõige põnevamad ja otsustavad momendid on siiski meie jaoks väga okeil ajal. Austraalia ralli selles suhtes on natuke keerulisem, aga Mehhiko ikkagi ka mõnes mõttes pinge alla mind kui nii-öelda ajakirjaniku seab, aga mis minul sellest tuleb ikkagi tööd teha. No ma saan mind kui fänni paneb ka pinge alla, ega mis see tähendab, mina saan magada. Ma istun Delfi live-blogis, vaatan, mis Raul kirjutab ja tegelikult samamoodi proovid nagu tikkudega silmi lahti hoida, et nagu näha seda lõpuni nagu välja, aga uni on ka tähtis, et kõike saab hommikul järgi lugeda ja järgi vaadata ja meie käes siis ka selle raadiosaate vahendusel kõike nagu kuulata, et meie ka teeme natukene seda tööd teie jaoks ära, aga suuremad fännid ikkagi selles mõttes kahju teist natukene. Muidugi. Aga WRC sari siis üle suure lombi läheb sel aastal esimest korda. No räägi see sinna konteinerite ja kõigega seda tavaari sinna saatmine, see on ka ikkagi päris suur operatsioon, kas see kõik käib vist laevadega, käibki lihtsalt? Enamus käib ikkagi laevadega, et see operatsioon on tegelikult juba toimunud jaanuarikuus või veebruaris, et need Mehhiko konteinerid, mis hakkavad ümber maailma nüüd nagu minema aastaks ajaks, telkide, varustuste, mutrivõtmete ja kõikide nii-öelda varuosadega, et see on juba nagu teel, aga et siin mingid asjad on ilmselgelt hilinenud, sellepärast et Citroën tuli välja, et see laev, mis pidi siis väljuma La Havresest, mis on siis Prantsusmaal, et alguses oli laeval rike, siis tuli torm peale ja mehed ei ole siiani saanud oma mutrivõtmeid nagu kätte, autod nad lennutasid lennukitega, aga parimal juhul see laev peaks jõudma täna siis tegelikult Mehhikosse, aga sellegi poolest on 800 kilomeetrit veel minna. See Leoni ja homme hommikul natukene küll hiljem on siis shakedown 10 algab, aga sellegi poolest nagu kõik jääb päris viimasele minutile, et kujutad ette, et kui sa oled nagu
tähistaeval või nii-öelda nagu päikse all Mehhikos 30 kraadi sooja 2000 meetri kõrgusel või seal 1500 meetri kõrgusel siis service pargis, et mis tunne sul on, et kui sul mitte midagi ei ole, sul on ainult üks WRC auto, paar sõitjat, et nad rentisid kõik need rekkeautod ja et see ei ole nagu lust ja lillepidu, et see nii-öelda logistika inimestele on, ma arvan, päris suur peavalu hetkel, aga teevad mehed imesid. Ja teiseks, teine meeskond on tegelikult Ford, kes sai autot kätte alles eile, nii-öelda siis nii-öelda telgid ja varustus ja asjad, et ja lisaks veel oli tegelikult sama laeva peal Michelin, siis Citroeniga, kes hakkas nii hullult kartma, et Michelin saatis lennukitega rehvid järgi, et neil on Mehhikos hetkel 1 miljon rehvi kõikides variantides, et nad üldse ei teadnud, kas auto nagu kohal jõuab. Nad saatsid lennukiga veel nii-öelda teise komplekti neid samu rehve, mis nagu nii laevaga tulid. Teise komplekti ja iga sõitja saab kasutada siis 24+4 rehvi see ralli. Peasoovitusega või peavalikuga siis hard ja siis alternatiivse valikusega soft, et sul on nagu iga sõitja kohta on 40 rehvi. Seal on mõni sõitja stardis, et neil on ikka ligi paar tuhat rehvi seal, ma arvan, et koha peal. Pole paha, iga rehv on, selline rehv on kindlasti ka päris palju väärt, nii et suur raha lendab üle lombi ja sõidab samale laevaga ka. Aga tegelikult selliseid asju on ju varem ka juhtunud, sa meenutasid siin enne kui mikrofondi käinud Jordaania rallit 2011. Ja Jordaanias oli siis selline üritus, et kõik meeskonnad olid ühe laeva peale põhimõtteliselt nii-öelda saadeti üks laev sinna Jordaaniasse ja sellel laeval oli samamoodi, et üks mootor läks katki, et siis ta pidi jõudma päev hiljem, siis läks teine mootor katki, siis tulid puksiirid, jõudsid kohale, et see asi läks nagu nii käest ära, et vahepeal kui räägiti isegi, et võib-olla ralli ära jätmisest, siis tollel hetkel jäeti ära ainult siis reedene päev ja läks nii-öelda laupäeva ja pühapäeva versioonis. See aasta kahjuks ma arvan, või meie õnneks seda ei saa juhtuda, tegemist on ühe meeskonnaga, siis Citroeniga, kes seal paadi peal nagu oli ja tegelikult neil on autod nagu koha peal, et kui sa pead siis minema poodi ostma snap-on toolid ja kiiresti mingid varustused, et arvatavasti see asi jõuab hilinemisega, mehed on rohkem väsinud, nad peavad rohkem tööd tegema, aga sellegipoolest seda nimetatakse force majoriks, et siin ei ole midagi teha, tuleb jalad kõvalt välja võtta ja Sebastian Ogier peab ikkagi hakkama nagu vajutama. Küll 3. kohalt seekord, mida ta ei ole väga ammu teinud, aga sellegi poolest lisapinged asjad, siis meie mehe mõistes on see ju ainult positiivne. Just nii, ühesõnaga Citroenil on autod kohal, aga mitte midagi muud ei ole ja vaatame, kuidas nad siis sellega hakkama saavad. Igatahes võib-olla kirjeldada natuke seda ka, mida see Mehhiko ralli nüüd sõitjate tiimide jaoks tähendab. Me sellest transpordi logistika asjast juba natuke rääkisime, aga see ralli ise, see toimub ju tavatult kõrgetes kõrgustes, et mida see, ütleme, nii autode kui nii masinate kui siis ka meeste jaoks tähendab. Sa oled Munamäe tipus käinud? Olen Munamäe tipus käinud. Kui kõrge on Munamäe tipp? Munamäe tipp peaks olema, just vaatasime siin 317,4. Enne mikrofoni taha me arutasime ka, et kui kõrge on nagu see katse, kui kõrgel sõidetakse katset? No see on 10 korda kõrgemal umbes. 10 korda kõrgemal, et tegelikult seal ongi 20% vähem õhku ja 30 kraadi sooja, et see on nagu 1/5 võetakse nii inimkehalt kui autolt nagu ära, et öeldakse, et WRC auto nagu downgrade ib siis või kukub alla nagu R5 auto peale ja R5 auto kukub siis veel nagu nõrgemaks, et sa pead kõike jälgima, et vedelikud radikates mootorites liiguvad teistmoodi ja kehvemini siis inimeste enda nii-öelda jõutalitsus on täitsa teistsugune, et see sportlastel, et miks käiakse mägedes tegelikult nagu treenimas on, et selle asjaga ja selle hapniku kogusega nagu harjuda ja see ei saagi lihtne olla ja tegelikult see nädalavahetus tuleb nendele nagu raske, et öeldaksegi, et see ajavahe, aga tegelikult nagu sinna poole minnes, siis nagu meie mõistes sa lihtsalt peaksid hästi kaua nagu üleval olema. Et see ajavahe võib-olla nii suur faktor seekord ei ole, kui seal versus nagu Austraalia, aga nagu mikrokliima ja kõik need asjad, mis inimkehale nagu mõjuvad, et sa tegelikult vahetad nagu kõik aeg nii-öelda piirkonda ja kohta ja kõrgust, et see ei ole nende jaoks lihtne ja küll nad sellega muidugi toime tulevad. Just nii, ja teine asi, millest kindlasti tuleb enne Mehhikot rääkida, kui Ott Tänak Toyotas sõidab. Toyota jahutusprobleemid 2 aastat on, et Toyota ju Mehhikos sõitnud mõlemal aastal on need samad jamad olnud
eelmisel aastal Tommy Mäkinen rääkis, kuidas kõik on ära parandatud, kõik on simulatsioonid on läbi viidud, kõik on korras, kõik on kunnosse ja nüüd, või noh, mis nüüd, eelmine aasta ikkagi need jamad tulid. Ott Tänak rääkis ka, kuidas tal ju mingi katse lõpus oli, et nagu oleks 20 hobujõudu ainult, mootor oli põhimõtteliselt täiesti koomas omadega. See aasta, déjà vu, täpselt sama jutt Tommy Mäkineni poolt, kõik on korda tehtud, Ott Tänak ka ütleb, et kõva tööd on ära tehtud, peaks olema kõik korras. No ilmselt näeme me seda ikkagi lõpuks seal Mehhikos, et kas see on nüüd korras või ei ole? Ma palju sellel teemal nagu peatuda ei sooviks, et ma loodan, et kõik on nagu hästi ja nagu ma aru sain, siis mehed on teinud tööd nii Jaapanis, kus on ka nagu mäestik, siis nii-öelda Toyota ise on nagu teinud just selle nimel nagu tööd ja WRC-s on ka siis reeglid, et nemad ei tohi overseas või nii-öelda üle mere siis või üle lompida ei tohi testida. Et nemad pidid leidma kõige kõrgema tee siis Hispaanias või nagu Euroopas, et nad saaksid enam-vähem simuleerida ja nad siis ka kasutasid arvutiprogramme selleks, et simuleerida nende mootori jõukadu, aga nagu ma korra mainisin, et seal lisaks mootorile on tegelikult on ka vedeliku liikumised ja kõrguste vahe ja selle muutmine, et mina, kui ma kunagi Mehhikos sõitsin, siis seal minul oli probleem selles, et kütusepaagis paisus rõhk nii palju, et pumbad ei saanud enam vedelikku piisavalt hästi kätte ja ma iga kord, kui ma mäest alla tulin, siis ma auto suri välja. Aga kuna ma ei olnud tehase meeskonnas ja ma võitlesin tehase meeskonna vastu, siis tehase meeskond tegi mulle lihtsalt me ei tea, kuidas sellega käib, aga lõpuks tuli välja lihtsalt see, et ma pidin võtma tankimisnupu kaasa ja vahepeal ülesõidul lihtsalt ma lasin paagist rõhku välja nagu autosse sisse aur, et siis ei natukene mugavam oli kohe sõita ka, aga et seal on igal etapil on omad omapärad ja mida kauem seal inimesed on käinud ja Jari-Mati Latvat võtles, kes on siis nii-öelda nagu meil kõige kogenenum sõitja praegu WRC sarjas, siis temal on neid kogemusi ka kiiruskatsete poole pealt ja kõikidest asjadest, et see kogemus alati nagu aitab selles spordialas. Just nii, aga kogemusest rääkides Sebastian Loeb seekord stardis ei ole, tema asemel Hyundai on siis starti pannud Dani Sordo, kes eelmine aasta Mehhikos sõitis väga hästi, oli seal tükk aega ralli liider, lõpuks sai teise koha, aga nüüd tal on tegelikult päris pikk paus olnud, ju viimati sõitis vist Kataloonias, et no mis sa temalt ootad, startida saab ta täitsa sealt tagantpoolt, ma arvan reedel päeval on ta kindlasti seal esiotsas, kui tal midagi ei juhtu. No siit paari fakti meenutades, siis Mehhikos on alati palju puhastamist, et Ott stardib meil seekord esimesena ja ma loodan, et ta saab sellega suurepäraselt hakkama. Teiseks, Sordolt on võetud maha pinge, et ta saaks nagu võistelda oma MM-tiitli nimel, et siis ta tegelikult võistleb ainult meeskonna nimel ja etapi nii-öelda põhiselt ja ta saab nagu keskenduda ainult etapi nagu võitmisel, et ta ei pea millegi muu pärast nagu mõtlema. Ja kolmandaks, ta saab tulla päris tagant, mis on, joon on puhas, tee on puhas ja esimene päev 115 kilomeetrit. Ta saab nii-öelda oma selle positsiooni nii-öelda nagu kätte selles kohas nagu võidelda ja kui ta seda suudab, siis on kõik võimalik. Ta ise ütles, et ta tahaks võitma minna. Eelmine aasta ta teine oli, et tal on kõik eeldused selle jaoks ka olemas. Just ja nagu mainisid ka juba mitu korda, Ott Tänak siis MM-sarja üldliidrina esimest korda oma karjääris läheb siis reedesel päeval rajale esimesena. Uus olukord see tema jaoks on, eelmine aasta jahuti päris palju selle üle, mul tundus Eesti meedias just eriti, et nüüd on vahepeal, kui Thierry Neuville oli seal MM-sarja liider, et oi, kui uus ja halb olukord ja kuidas ta sellega toime tuleb ja tal ei ole ju kogemust ja ta ei oska selle käituda. Ja Tänaku kohta sellist teksti nagu ei ole kuulda olnud väga, aga tegelikult tuleb temalgi ilmselt ära harjuda selle asjaga, aga kui Mehhikos seda esimesena rajale minemist vaadata, Mehhikos on see üks, Mehhiko ralli tundub olevat üks selliseid rohkem karistavamaid rallisid selles osas, et kui sa esimesena rajal lähed, nagu sa ütlesid ka, et see puhastamine on päris palju tegelikult, et sa pead teed puhastama seal suhteliselt palju ja kui eelmisel aastal vaatame, Neuville läks seal esimesena rajale, kaotas esimese tiiruga juba, esimese poole päevaga kaotas 69 sekundit, minut 09 kaotas Sordole, et see on ikka päris karm. Mehhikos on see karm, jah, eks kõik sul ei ole autol nii palju jõudu ja sa pead puhtamalt sõitma, et mitte vigu nii palju teha ja see ei ole kindlasti lihtne, see ei olegi lihtne meie meestele, et Ott saab seda nii-öelda nagu õppida, aga eelmine aasta nagu ta Rally Estoniat nii-öelda avas, siis tagantjärgi öeldi ka, et see oli võib-olla täpselt see õige trenn Rally Estonia mõistes,
et ta sai nii-öelda nagu teed puhastada, tal oli nagu Rootsis nii-öelda nagu mugavam seal eesotsas nagu istuda ja selle pealt ka tegelikult üks väike lisauudis on see, et WRC ja Rally Estonia sõlmisid nüüd promotional või nii-öelda reklaamralli, mis on siis ajaloos esimene. Hea on olla Eestis jälle, kes teevad asju esimesena. Hea on olla innovatiivsed inimesed. Nii tore on seda nagu näha ja jõudu Urmole ja tema meeskonnale, et tegelikult see meediakaja ja nüüd meil antakse ka WRC logo ja bränd, et me saaksime kõike seda nii-öelda siin läbi viia. Aga tagasi tulles siis Mehhikosse, et tõesti, et seda Ott alustab meil, Newville tuleb meil teisena, Ogier kolmandana, Chris Meek neljandana, ja Ott üleüldse juhib meil seda sarja siis hetkel 7 punktiga. Siin on ka palju vaidlusi on selle üle, et kas ta oleks taktikaliselt pidanud nagu Rootsis võib-olla nagu vähem punkte koguma või nagu, et saaks Mehhikolt paremalt kohalt startida, et mis sina sellest, Raul, arvad? No ma leian, et sellel ei ole lihtsalt pointi selles suhtes, et hooaeg on nii noor veel, ma ei saanud ka nendest juttudest aru, mida siin räägiti, et Ott Tänak põhimõtteliselt on MM-tiitli juba kindlustanud või et sel hooajal ei olegi enam mingisugust vastast talle pärast seda, kui ta Rootsi rallis võimsalt võitis, et me oleme ju näinud neid viimaseid aastaid, et isegi kui tal läheb väga hästi mingi hetk, siis ikkagi ralli on selline sport, sul midagi ikkagi juhtub mingi hetk. Et väga ebatõenäoline on see, et Tänak panebki hooaja lõpuni kõik rallid, ma ei tea, 25 või 30 punkti, et see lihtsalt ei tundu loogiline ja ma usun, et see Neville ja Ogier on mõlemad ikkagi ka mingil hetkel näitavad kiiremat kiirust kui Tänak, mingi hetk on Tänakul rohkem probleeme kui nemad, ma ei usu küll, et see Tänaku MM-tiitel nüüd nii kindel on, kui siin 2 ralli järel 14-st mõned inimesed väidavad, et see tundub natuke absurdne, aga eks näis, aga see Mehhiko tõesti, kui sa küsisid, kas esimesena rajale minek oleks pidanud midagi teistmoodi tegema seal Rootsis, kindlasti mitte. 25+5 Rootsist oli ikkagi perfektne, täpselt. Ja tegelikult nendest 3 mehest ka rääkides, siis WRC avalikustas ka oma nii-öelda nagu vaatajate arvud, et eelmine aasta siis tehti jälle uued rekordid tänu sellele, et hooaja lõpp nii pingeliseks läks ja jõuti juba 830 miljoni vaataja lähedusele ja lihtsalt nagu üle 1 miljardi kliki või 1,3 miljardi klikki oli tegelikult sellel nagu kogul üritusel või nendel page'idel nagu vaatamise asju, et see uskumatu tegelikult tundide arv, mis sealt läbi nagu käis ja tegelikult palju inimesi seda jälgis, et see sport on nagu jõudnud päris uhkele tasemele ja ka selle pealt tegelikult on ju meil ka mingid nii-öelda panustamisvõimalused, et siin Oti puhul räägitakse just seda, et mitu kiiruskatsete võidab, et seekord tuleb meeles pidada tegelikult seda, et meil on 7 Miki hiirt, mida ta siis esimesel päeval sõidab 4 korda, et seal see nii-öelda võiduvõimalus Miki hiirelt võtta on nii-öelda ka tema jaoks nagu suurem, isegi kui ta nii-öelda esimesena nagu rajale läheb, aga et siin ralli üldvõitu temale nii-öelda väga head konfitsienti ei anta, kuigi ta läheb esimesena rajale. Nojah, selles suhtes, et Betsafe'i koefitsientidest siis jutt käib, kiiruskatsete võitude osas tundub, et see piir on pandud sinna 7-8 peale, et üle 7,5 kiiruskatse võidu on 1,95, üle 8,5 on 2,65 juba, et kuskil seal vahel see Betsafe'i nii-öelda analüütikute ennustus peaks olema, aga ma isegi julgeks siin panna, või tähendab ei julgeks üle, ma ei tea, 8,5 kindlasti panna, reedel ta läheb esimesena rajale, seal on selge, et ta ei võida neid pikki kiiruskatseid. Nendel Miki hiirtel võib juhtuda ükskõik mida, võib võita seal, ma ei tea, WRC 2 mees, et see nende peale ka liialt panustada ei tasu, ja kui ta reedel ei saa head tulemust, siis laupäeval ta stardib ikkagi eest. Täpselt. Et selles mõttes see on riski business, aga kellest me rääksime korra oli Dani Sordo. Kui sa neid konfitsiente vaatama hakkad, siis kõik nimed on loetud, aga keegi teine on sellise ümmarguse suure konfitsiendiga, et tegelikult Dani Sordo võib olla see must sabune. Just nii, Mehhiko ralli võitja koefits, siis loeme ette ka natukene, Ott Tänak 2,75 läheb esimesena rajale, aga on kõige suurem favoriit, mis on natuke siuke kaheldav võib-olla. Sebastian Ogier 3,50, Terri Neville 4,50, siis on Jari-Mati Latvala 8,00 ja siis tulevadki keegi teine, ehk siis Dani Sordot ei ole eraldi välja toodud, siin on veel Chris Meek, siin on Esa-Pekka Lappi, Elvin Evans, Andres Mikkelsen, Teemu Suninen,
aga keegi teine 10,00, no Tanis Ordo on see keegi teine. Tanis Ordo on see keegi teine. Et see tõesti, Tanis Ordo 10,00 on päris magus koef, et seal enne rallit, ma arvan, tema peale süke mõned eurod panna on päris kaval mõte, aga minu panustamissoovitus ei ole Tanis Ordo, vaid on hoopis Sebastian Ogier. 3. rajal, okei, me rääkisime Citroenil siin jõuavad mutrisvõtmed hiljem kohale, aga noh, eeldame siiski, et rallit saab õigel ajal alustada. 3.50 koefitsient, ta läheb 3. rajale ja ma arvan, et see on Ogier ralli. Ma tegelikult, jah. Ma kardan, et see võib tõsi olla ja Citroen on... Ma hoiame kõik Tänakule pöialt, aga... No muidugi hoiame, aga see tegelikult Citroen on tugev kuumades tingimustes päris hea ja minul on ka olnud õnn seda autot just proovida kõrgetes mägedes ja nii-öelda seda ametlikku testi tehes. Et tegelikult need tingimused sellele autole sobivad päris hästi ja ta on robustselt ehitatud jäikade pukside ja asjadega, et kui kõik nii-öelda laabub ja õigesti läheb, siis tegelikult need esimesed vead on juba toimunud. Laev on juba hilinenud, kõik on juba natukene stressis rohkem, et kui nad suudavad ennast maha rahustada, sõitja puhul selles mõttes, et see ei ole enam tema teha. Aga et kui nüüd siit edasi läheb, siis võib-olla need vead on kõik tehtud, et nüüd on jällegi nagu puhtalt lehelt hea alustada, et kõik teised nii-öelda on natukene rohkem pinges. Aga eelmise selle jutu peale, et tõesti ma korra kontrollisin, et siin Betsafe'is on 10 konfi siis nii-öelda ralli võitjale ja 10 siis on keegi teine, mis on lihtsalt, nimi on ära unustatud. Et tegelikult on 10 osalejat ka nagu entry listis. Aga eks tegelikult saab ka nagu WRC2 või keegi nagu seda võita, mis on suuresti ebatõenäoline, aga never say never. Just nii. Aga kui veel nende koefitsientide poole vaadata, siis nii-öelda need head-to-head ehk siis üks-ühele võrdlused Ott Tänak versus Sebastian Ogier, kumb saab parema koha rallil, Tänaku koef 1,78, Ogier 1,95, et ma arvan, et kui me enne rääkisime sellest Ogier headest võimalustest, siis siin, kes võib-olla ei taha tema ralli võidu peale just panustada, siis ma arvan, et ta on lihtsalt Tänakust nii palju paremas olukorras, et see 1,95 tundub päris hea koefina, aga Mehhiko ralli on selline, kus juhtub palju, just igasuguseid tehnilisi probleeme, tehnilisi rikkeid. Et seda tuleb lihtsalt silmas pidada. Et seal võib tõesti kõike juhtuda ja lisaks on siis ka 2 head-to-head ja et kellel on huvi, minge kindlasti vaadake. Lisaks ma tahtsin veel seda tegelikult öelda, et seal on Mehhiko kohta paar huvitavat fakti, et Mehhiko ralli korraldajad helistasid Soome ralli korraldajatele. Eelmine aasta Soomes Power Stage'i finish oli üks suur 50-meetrine hüppe ja mehhiklased see aasta soovisid ka, et tahaks teha nagu vägevat õhulendu. Ma teadamööda ajaloos siis Marko Märtin oli üldse esimene vend, meie mees siis oli esimene vend, kes võitis ametliku esimese WRC ralli, mis siis toimus 2004. Tema hüpperekord oli siis kuna 2003-2004 aastal 57 meetrit ja nad praegu mehhiklased ehitasid tehishüppe siis nagu ühele kuulsamale katsele, mis on siis El Brinco, mida me teame ühest hüppest, kus sa maandud otse kurvi ja seal on hästi palju nii-öelda fänne ja vaatajaid ja just neid sumomaadlate maskidega, et kui keegi satub telekast vaatama, et siis need on nagu huvitavad vaatepildid, aga väidetavalt nad on sellele katsele veel ehitanud hüppeid ja see katse on nii-öelda ka nagu laias maailmas on live TV, mis on nii-öelda nagu huvitav. Ja teiseks, korra rääkisin alguses, mäletad, mis on selle rallil ühe katse, mis on kõige suurem kõrguste vahe, mida on mehed läbivad? No kui me rääkisime sellest, et need kõige kõrgem punkt on seal kuskil 3000 meetri juures 2756, siis ega see väga suur ei saa olla. Mis see siis olla saab? Sellest ikka tegelikult peaaegu 2 korda vähem, aga 1280 meetrit on see kõrguste vahe, ühel katsel läbitakse, et see on tegelikult ka siis pühapäevasel päeval ja tegelikult ma vaatasin ka siis niipidi, et kõige madalam katse üldse või kõige madalam koht, kuhu rallikad jõuavad siis katsetel on kuskil 1800 meetrit äkki, et nad nagu sellest allapoole ei tulegi, et neil on ainult seal üleval, ainult kõrgel, ainult raske ja ütleme nüüd, et jõudu ja jõudu. Just. Aga oleme jõudnud meie saate, meie lemmikrubriigi juurde, küsimuste rubriik. Küsimusi on taas tulnud palju. Võtame seekord täna siis ette
3 Siimu poolt saadetud küsimust, mis ta kusjuures täiesti täna hommikul meil saatis. Ja küsimused on siis kõik Karlile suunatud. Esiteks, on sul uudiseid selle kohta, kas näeme sind sel aastal Rally Estonia stardis? No kuskil stardis ma kindlasti olen. Kas ma siis olen VIP-külaliste autojuht ja räägin neile rallist või siis ma olen stardi kontrollör või noh, ma olen Urmoga kuidagi nagu alati seotud olnud, et kui ma ei sõida, et siis ma kohapeal olen kindlasti ja kui ma ei tee tööd rooli taga ja katsete peal, siis ma arvatavasti teen tööd selle ralli jaoks. Kasutatakse sind ikkagi kuidagi ära? No kuidagi jah, ma ei saa sellest aru, MTÜ tunne on vahepeal. Ja teine küsimus, mis me täna siis ette võtame, on see, et kas sa oled ise mõelnud sellisele sammule, nagu tegi Sander Pärn, et kolis 4-veoliste autode pealt korraks tagasi esiveoliste Fiestade peale, pani Jott WRC kinni ja sai tänu sellele WRC2 taas end proovile panna. Kui sul võimaluse tervisautoga sõita puuduvad, siis miks mitte teha sama samm ja proovida niipidi end tagasi WRC-sse saada? Selline pikk küsimus. Selle investeering tuleb ikkagi liialt suur. Lisaks selle peale, et sinna tagasi minna, mul on hetkel ei ole kaardilugejat, kõik see igapäevaelu, et kui sa seda tööd teed, siis sa nagu mingid muud tööd ei saa nagu nii palju kõrvalt teha, et sa pead fokusseerima ühele asjale. Ja et kui sa tahad sellest nagu tippu jõuda, hetkel see tundub lihtsalt, see on täiesti ebareaalne. Et see nõuab tegelikult hästi suurt investeeringut ja vähe sellest, et sa võiksid nagu öelda, et sa JVRC paned nagu kinni, lähed sealt edasi, siis sul on WRC2, et see nõuab ka lisaraha, sul on hotellid, majutused ja tegelikult see meeskond, et sa tuleksid võitjaks, ei ole nagu 2 inimest, et sul on vaja taga treenereid, toitu ja nõustajaid, eks treener võib ka seda teha. Et see struktuur peab olema nagu suurem, aga et seda sa pead ka ehitama, et selles mõttes see kogu kompott jõuab nii palju nii-öelda muud ressurssi ka, et minul seda ressurssi lihtsalt ei ole, et muidugi ma olen selle peale mõelnud, aga ja üks küsimus on veel Siimul, aga selle võtame mõni järgmine kord ette, võtame praegu hoopis ühe küsimuse Antsult, mida me siin natuke puudutasime ka või Rally Estonia kohta siis, et Rally Estonia nüüd, nagu sa ütlesid ka, sõlmis selle WRC-ga sellise promootorralli lepingu. Kas see tähendab seda, et Rally Estonia ei saa kunagi MM-etapiks, vaid jääbki selleks nii-öelda promotional ürituseks? Kas sulle tundus vähemalt selle ürituse pealt niimoodi? Mulle tundub küll, ega selles mõttes, et limiteeritud arv on nii-öelda rallis, et meeskonnad ei saa kõike autos ja kõike meeskonnaliikmed ja kõike asju välja panna, et Rally Estonia on nagu hea testimise võimalus ja see on ka tehtud hästi paljude serviste ja katsetega, et sa saaksid autot nii-öelda nagu seadistada. Mis ta tegelikult annabki ja mis on ka nimes välja toodud, on see, et Soome on pärast seda, autod liiguvad nii või naa Soome, aga ta hõlmab ühe eelneva riigi või ühe kõrvalriigi rahva ka nagu täies mahus kuskile nii-öelda võistlusele. Kõik tehased on kohal ja see aasta lubati ka, et on kõik 4 tehast meil kohal, et me näeme kõiki autosid stardis. Et see tegelikult toob meile seda nii-öelda nagu ralli vaatamishuvi, et me ei peagi siin seda MM-i korraldama, see MM on väga raske, mida teha. See nõuab tugevaid teid ja see nõuab ehitust selle teedele, see nõuab suuremat investeeringut versus see, et sul on 4 tugevat WRC autot ja kõikidel on võimalus neid tulla ju proovile panna, ega kõik nii-öelda kohalikud sõitjad või nii-öelda väiksemad sõitjad, et nendel on võimalus ka WRC-dega, sa saad seda rentida, aga kes seda jõuab teha, aga see pigem ma arvan, et see jääbki nii-öelda promotion etapiks, mis on nii-öelda, ma loodan, et neid tuleb ka juurde teisel pool maailmates. Just. Igatahes Antsu nii-öelda kogu selle küsimuse lõpp on see, et kas see oli ikkagi hea uudis või halb uudis. Pigem oli ikkagi hea uudis. See on suurepärane uudis. See on väga, kuskil mujal maailmas seda ei toimu. Eestlased, te olete väga tublid inimesed. Tõesti. Aplaus teile. Just nii. Igatahes sellise positiivse sõnumiga täna lõpetame. Aitäh, et olite meiega. Järgmine 6. käik on eetris siis juba nagu me Karliga siin just kokku leppisime, kuna nüüd Mehhiko ralli katsed lõppevad öösel, siis laupäeva hommikul lindistame järgmise saate, kui on reedene päev ära sõidetud. Kuulata saate meid ikka Delfi taskust, kus leiate ka muid väga huvitavaid podcaste ja igasugustes iTunesides ja muudes rakendustes oleme samamoodi saadaval.
kui teil on meile küsimusi, millele me siin vastata võiks, siis saatke need meili aadressil 6skaik@delfi.ee, nii et olge mõnusad ja hakkame vaikselt taas rallit jälgima. Jõudu ja jaksu teile rallifännid ka minu poolt ja nagu me alguses ka siin põgusalt puudutasime, et siis meie teame, mida te tunnete ja ilusat nädala lõppu ja peatse kohtumiseni. Kuues käik podcasti tõi teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe.